Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Aga tervitus, meil on kätte 21. osa ja õpime üheskoos äkki midagi uut, et teeme tutvust CrossFitiga. Selleks on meil siin õige mees Mikko Lilleorg, kes on CrossFiti treener, veab ise CrossFiti boksi nimega Gecko ja on Eesti meister igast huvitavatel challenge'ites ja käib mööda maailma ka nii-öelda teistega mõõtu võtmas. Tere Mikko! Tere, väga äge! Nii, sa tead küll, mis esimene küsimus arvatavasti on. Mis asi see CrossFit lühidalt öeldes sinu jaoks on? No minu jaoks isiklikult CrossFit on nagu elu. Selles ma hommikul ärkan, mõtlen CrossFiti peale, õhtul lähen magama, aga ei, tegelikult ma olen CrossFit sportlane, ehk siis ma teen trenni selle nimel, et saada maailma parimaks CrossFiteriks, aga samas ka töötan CrossFit treenerina, ehk siis ma aitan teisi inimesi paremasse vormi, ennast paremini tundma enda kehas, ehk siis see nagu CrossFit ongi kaks asja, see on sport ja tavainimesele ta on treeningmeetod, ehk siis kuidas saada ennast paremini tundma enda kehas ja nii kerge ongi. Aga kuna ja kus see sündis? Oskad sa nagu umbes sihukest punkti peale ka panna või kus? Kuule, CrossFiti looja on üks USA mees, Greg Glassman. Ma ei ole päris sünniloo juures päris nagu seal olnud, aga jaa, et ta vaataski, et sihukene asi nagu fitness on defineerimata. Ehk siis mis asi on fitness? Ja tema oligi esimene vend, kes pani paika, et nii, et kuidas me saame ära mõõta, mis on fitness. Ehk siis teeme harjutusi, kas jõu, raskuse või korduste peale ja et seda saaks hinnata. Mitte see, et sa lähed lavale ja vaatame, et et tal on ilusad lihased, et see ei ole fitness. Et fitness võiks olla see, et defineerime ära, et kuidas me mõõdame seda. Ja CrossFit oligi siis nende esimene, kes siis defineeris selle fitnessi ära. Ja iga aasta toimub ka siuke võistlus CrossFit Games, maailma siis nii-öelda meistrivõistluse CrossFitis, kus siis leitakse fittest man on earth või woman on earth, ehk siis eesmärk ongi see, et leida ja saada kõige fitimaks. Eesti keeles sõna fitness on üldse veider. Kuule, et ma olen parimas vormis. Nagu et see vormis tähendab seda, et kas sa näed ilus välja või kas sa jooksed kiiresti, aga samas see CrossFit tõbki selle kõik kokku oma vahel. Et sa pead suutma nii joosta, sa pead olema kõigis keskmiselt hea või nii-öelda keskmiselt halb. Et sa ei pea olema kõige parem kuulitõukaja, aga samas sa võiks suuta tõugata ka kuuli, kui vaja on. Ja suudas ka suusatada, kui vaja näiteks on. Et kõike nagu teha, et ka CrossFit ei ole kunagi see põhimõte, ei ole see, et tule ainult meile trenni, või ka mõte on see, et tee palju sporte ja liigu palju. Et see ongi see, et üleüldiselt seda inimvõimekuse piire natuke nagu tõsta, et ära iga päev rinnalt surumist jõusaalis, vaid tule meile, me teeme rinnalt surumist ka. Aga teeme ka veel muid asju, et kunagi hakkasingi tegema nagu, kunagi ma ujusin, siis ma hakkasin tegema jõusali treeningut, siis ma vaatasingi, et kuule nagu tore on, mul tegelikult eesmärk oligi, kuna ujujad on pigem nagu kõnad, siis ma tahtsin saada suuremaks, mu eesmärk oligi see, et saaks nagu suuremaks ja tugevamaks. Värimust juurde, jah? Jah, vaatasin Arnoldi videoid, oli mingi kuule, ma tahan olla nagu see vend. Aga siis tundsingi, et kuule, et nagu midagi on nagu puudu, et ma teen nagu kükke, see on tore. Palju ma nagu rinnalt surun, see on ka tore, aga samas nagu tahaks kuidagi nagu proovile panna ennast rohkem ja siis puht nagu juhuslikult korraldaseks sõber CrossFiti klubis ürituse ja sünnipäeva üritusest vaatasin, et kuule, et see mulle nagu meeldib, et see oleks nagu päris hästi. Ja siis nii-öelda nagu sõpradega võtta nii-öelda mõõtu, oligi mingi kava, tegime seal pörpisid ja kangi loopisime pea kohale ja see kõik nägi väga nagu toores välja, selles suhtes, et tuleb mingi vend jõusaalist vaata, aga siis ma tundsin, et see nagu sobib ja siis võtsingi nagu eesmärgiks, et sellest nagu heaks saada, et see CrossFit jah, et ta nagu pakub inimesele rohkem seda varieeruvust trennis ka, et see on see nagu põhiline. Kas võib defineerida põhimõtteliselt eesti keeldes nagu ongi funktsionaalne treening? Jaa, funktsionaalne liikumine põhimõtteliselt kõrgel intensiivsusel, kuigi iga treen ei ole kõrge intensiivsus, aga see mõte on ka see, et iga päev pingutame natukene ja teeme seda 5-6 korda nädalas, et ära tee üks trenn nädalas ja väga palju. Et pigem meil keskmiselt siuke nii-öelda workout või trenni osa ongi, trenni pidamasti välja nii, et kui inimene tuleb trenni, siis meil on siuke väike jõuosa alguses ja või siis arendame gymnastics skill'e, võib-olla kätel seisu või
või ripume, teeme lõuatõmbeid ja pärast on siuke 5-15 minutit workout ka, et saaks siukse mõnusa intensiivsuse ja ta ka ainevahetusele mõjub hullult hästi, et nii-öelda boostib su metabolismi, et öeldaksegi, et USA-s promotakse seda CrossFiti kui tüüp 2 diabeediravi. Et ongi, et paneb su ainevahetuse paremini käima ja tänu sellele saad nagu tervislikumalt ära võtta tablette, et tuleb pigem enneta kõike seda, ennem kui nagu läheb asi nagu halvaks vaata. Et kehal tegelikult on jänu ju, vaata kui sa trenni ei tee, on siuke, et nagu tahaks liigutada, on ju, siis kui sa higistad ära, sul on pärast nagu hea olla, et sa ei pea olema 40 mintse mingi jooks, või teegi kas või 5 mintse mine jookse õues ja sul on juba hea olla, et nagu see ongi see põhimõte, et tee natukene, aga tee iga päev. Et ei pea, ma ei tea, leidma kuskil seda 2 tundi iga päev. Aga palju Eestis neid praegu nii-öelda harrastajaid on, kes justkui kuskil vaatame kokku, et enam-vähem vist Eesti klubide peal, ma pean 100% kindel, aga kuskil on seal 1000-1500, et ka näiteks CrossFit klubisid, nagu CrossFiti affiliate, meil on Tallinna lähiringis vist on 4-5, aga kui mõtleme Helsinki, meile väga lähedal, Soomes on 29 boksi, et Eestis see CrossFit on veel laste kingades, paljud veel avastavad, paljud ei julge tulla, et äkki on liiga raske, aga see ongi see, et kõikidega nagu saame seal kokku, kus sa parasjagu oled. Aga jaa, et kuskil 1500 inimest enam-vähem Eesti peale peaks seda nagu tegema, kas siis kodus või ei ole see, et sa pead tegema CrossFiti saalis. CrossFiti võid teha kodus, garaažis samamoodi, et see tegelikult on ka võtta netist, iga päev paneb crossfit.com ka uue kava ülesse, võta see kava, proovi läbi, tee seda õpetustega, et ei pea minema selleks boksi, aga miks on nagu hea, me kursume CrossFit klubisid CrossFit boksideks, aga miks on minna hea boksi on see, et sul on seal treener, kes sellest aitab sind aitab tehnika parandada, motiveerib sind, pluss see kommuun ka nagu, et teed trenni ja vaata, et kuna sõber nagu teeb nagu rohkem vaata, et tahaks nagu ära teha, et see natuke nagu see kommuun ka pushib ja motiveerib sind nagu edasi töötama, et ega sportlasena samamoodi, et kui see on treeningpartner, siis on palju mugavam seda asja teha, et saada nagu paremaks, et vahet pole, mis levelil sa nagu oled. Aga palju Eestis treenerid on või kuidas üldse Eestis treeneriks saab, kui sa ütled, et boks on niigi justkui vähe võrreldes muu maailmaga, et kas kõik treenerid on sinusugused, kes üritavad maailma tippu jõuda samal ajal? Hei, CrossFit treenerid on pigem nagu, paljud on CrossFit harrastajatest, et seda keegi on käinud kuskil klubis ja tänu sellele, et ta läbib CrossFit level 1 koolituse, õpib seal vundamendi ära selgeks ja siis pärast saab teha ka level 2, level 3, level 4 peale. Pluss veel teine ongi see, et sa õpib, paljud on ka nii, et teebki personaaltreeneri paberi ära, hakkab tegema nii-öelda CrossFiti rohkem, õpib ka omal käel rohkem ja läbi teiste siis nii-öelda mentortreenerite saab hakata vaikselt ka tunde alustama, et treenerite kogu summad ma hetkel täpselt öelda ei oska, aga ma arvan, kuskil seal 30-40, sest Tartus on päris palju, Viljandis on päris mitu, et CrossFit on läinud üle Eesti, mis on nagu äge, et ei ole ainult see, et meil on Tallinnas või ainult Tartus, aga nüüd on jah, et nagu igale pool tänan. Aga kes on keskmine CrossFitter justkui nendest 1000-1500, et kas saab nagu ühe pulgaga mingit joont välja tuua? Saab, no pigem on see, et saab seda, et kõikidel on, öeldakse, CrossFit is not for everybody, it's for anyone, ehk siis nagu kõik, kes nagu everyone but it's for anyone, ehk siis kõik, kes tahavad ennast liigutada, tahavad selle sammu astuda paremaks saada, et tore on see, et läheme reede õhtul välja, sa mingi kuule, et ma tahaks selle nagu six-pack ette saada, no näiteks mingi et see on tahaks selle nagu maratoni ära joosta, tahaks minna 10 kiltse jooksma, aga samas, kui sa võtad ennast kätte, siis CrossFitter on need, kes võtavad ennast kätte ja teevad. Ehk siis ma tegin nalja ükskord, et kuule, et sa võiks CV-sse panna ja tööandja peaks vaatama, kui sa CrossFit teed, võtame tööle vaata, sest nagu, et on nagu näha, et on motiveeritud inimene, kes iseloomujoon põhimõtteliselt. Jaa, see nagu iseloomujoon, et sa natukene lähed ebamugavus soonde ja seal nagu sa püsid ka, et nagu, ja sa tahad seda paremaks kogu aeg, et midagi nagu üleöö ei juhtu, et ma mõtlesin ka alguses, et kuule, vaatasin CrossFiti dokumentaali, aasta pärast lähme CrossFit Gamesile, no nüüd oleme 5 aastat hiljem, see soov on sama, motivatsioon on sama, aga see võtab vist aega, see on siuke mõnus pikk protsess ja tegelikult isegi kui nagu nii-öelda, kui sa tunned, mõni on, et kuule, et ma ei tea, ma olen liiga vana, ma nagu ei saa CrossFitiga hakkama, sest ma olen juba, ma ei tea, 50-60, mul tuli isa trenni, 60 pluss on ju, tegi esimest korda proovis ja iga nädalas näed, kuidas ta läheb paremaks, et see ongi nagu see, et seal ei ole nagu seda, et vanus ei ole määra, pigem on su enda nagu motivatsioon, et
leida see motivatsiooni allikas, mille nimel teha ja siis on iga päev ka kerge kohale tulla. Nii et vaimset tugevust on vaja ainult selleks põhimõtteliselt küll. Või noh, okei, sa treenid võib-olla seal isegi tugevaks praegu alguses. Ja sa alguses, kes alustavad ühe korra käid ära, saad nagu, et kuule, mis just juhtus, aga teist korda on see, et kuule, juhtus päris hea on juba. Et alguses jah, see esimene kättevõtmine ma arvan, see kõige nagu hullem, aga natukene tehaks naljaga, et kuule natuke peab midagi viga olema, et ennast sinna vaata punasesse joonde ajada, et mul on natuke nagu raske ja valus, aga samas pärast on nagu hea olla, et iga trenn tegelikult ei ole raske valus, pigem on see, et kuule, ma suutsin praegu teha 10 kätekõverdust, aga vaata, kui me nüüd testime seda 2 kuu pärast uuesti, siis juba 20, et see sama, mis sa suudad teha oma kehaga, see on see nagu kõige ägedam, et jah, me nagu paneme hästi palju rõhku ka selle liikumise amplituudidele, et tuled trenni, enamustavad rühmatreenis, kuule kükivad 30 kraadi, ma teen kükke, tegelikult on see, et kuule sul tegelikult looduse poolt on vaja sügavale kükkida, vaata beebit. Beebi istub kükki, ta on täitsa sügaval, peaaegu nagu vastu kandu, et see on tervislik, et ongi, et tänapäeval me käime kõik potid, aga kui sa käiksid kuskil mujal vetsus, siis nagu sa pead kükkima, sest muidu on nagu, et see tegelikult on nagu looduse poolt hästi nagu siuke naturaalne on see, et need suur amplituudid nagu kehas tuleks teha, et just kõik kõlaliikuvused ja puusaliikuvused, et hästi nagu tervislikkusele rõhku panna läbi trennide. Nii et miks inimesed tulevad, et seal võib mitut tüüpi võib-olla siis välja tuua, et täpselt nagu sa ütlesid, et võib-olla mõni tahab oma liikuvust parandada, mõni tahab ennast ületada. Ja mõlemad pidi seal nagu see, isegi see liikuvuse paranemine on ka natuke enda ületamine nii-öelda, et alati paremaks. Ja just. Okay. Ja areng kunagi ei peata, mis on kõige veidram, nagu on see, kuule, et ma olen päris hea, aga vaatad, saab seal veel paremaks minna, et ja ongi, sa võid igat trenni ja asja pead võtma nagu, et kuule, ma on algaja, ma nagu tegelikult saan seal paremaks, et kui ma tahan sprinti paremaks saada ja ma lähen jooksutrenni, ma arvan, et 10-aastased lapsed teevad mulle ka pähe. Aga samas, kui sa nagu juba treenid natuke, siis juba võib-olla teeb paarile 12-aastasele pähe, et see nagu, et sa ei pea saama parimaks, ei pea saama kahjus Usain Boltiks, aga et igas aspektis oleks siuke. Ja endale saab alati pähe teha lõpuks. Ja. See on kõige olulisem, ma arvan, jah. Et 10-aastased võivad tõesti kiiremad olla, kui ma ise olen ise endast kiirem, siis see on nagu päris hea. Aga sa rääkisid trenni ülesehitust natukene ka, et CrossFiti boksis siis tavaliselt on tunniajased trennid on ju? Cirka on tund aega, et enamus saalides on nagu see varieeruvus suur, et mitte suur, tegelikult on suht kõik teeme ühte asja. Aga et mõni panebki, et kõik paneme rõhku selle, et saaks nagu üldist kehalist võimekust arendada, et kas see on siis nagu tavaliselt on see, et teeme soojenduse ära, siis on enamasti väike jõuosa ja siis lähme teeme nii-öelda voodi, ehk siis workout of the day, ehk siis iga päev on erinev workout, mida me siis teeme ja kõik siis nagu trennid on progresseeruvalt üles ehitatud, et alustame näiteks iga nädal ühe lõuatõmbega, lähme edasi vaikselt, et suleks teha juba rohkem ja minu meelest see on kõige ägenam, et saakski kõik ühe lõuatõmba ära teha, näiteks, et see oleks nagu esimene eesmärk, kui sa tuled üldse CrossFiti saali, kuule, praegu teen 0, homme teen ka veel 0, aga pool aasta pärast teen juba selle ühe ära, et see on kõige ägedam näha, kui jõuad selle ühe lõuatõmbeni või ühe keharaskuseni kükina või, et see on jah. Aga see workout of the day tuleb teie poolt on ju või see on mingi, võtate maailmast, et kellegagi koos teete iga päev samu asju? Enamasti, enamus boksides programmeering on boksi enda poolt, ehk siis nagu ongi kogu aeg varieeruma workout'e, nädalal sees oleks kõik lihasgrupid kaetud, et me 3 päeva järjest ei küki, aga just see, et oleks nagu, et see on iga nii-öelda siis CrossFiti boksi oma nii-öelda looming, aga on ka palju bokse, kes lähtuvad puhtalt crossfit.com workoutidest iga päev selles maailmas tehakse, teeme ka meie. Aga jaa, et me ise võtame samamoodi vahepeal selle crossfit.comist, aga vaatame, et kuna klassid ja ruumid ja kõik on hästi erinev, siis seda peab saama teha ka klassi formaadis, ehk siis pigem on see, et natuke kohaldama enda saali jaoks ka selle workout hästi sobivaks. Et mõtleme, et mis on meie nii-öelda liikmetele kõige parem ja mis toimiks kõige paremini, et kõik oleks siukse hea enestunega saaks ka koju pärast minna. Ja igas klassis saab igaüks osaleda? Ja, tule trenni ja tule proovi järgi, et sellega pole siukest asja, et võtame suvalise näite, et meil ongi täna lõuatõmbed kavas, aga ma pole kunagi lõuga tõmmanud. Kergem variant, teha kummilindiga, teine variant, mine rõngastele, teeme näiteks seljatõmbeid puhtalt või hantlitega selle asemel, et alati on mingi kergem variant olemas. Kui sa ei taha kastile hüpata, hüppage ettane. Aga et siis varsti hüppa kastile ka, et siuksed nagu alati on see kergem variant olemas. Meil ongi nii-öelda scale, inglise keeles on see nimelt, et alati on igale workoutile siuke kergem variant ka olemas, et
No võib-olla mõni ongi et kellel on õlgahaige või jalgahaige, siis tegelikult ikkagi kuidagi saab selle trenni ära tehtud, on ju? Ja selleks ongi treener kohal peal, et ta mõtleb välja, mis oleks nagu nii-öelda asendus. Et hästi palju on ka ülemaailmas pannud rõhku ka sellega, et sa ei, ükskõik mis on nagu nii-öelda isegi kellelgi on mingi puue, ongi jalgpuudu, saad ikka teha trenni kaasa, et sul ei pea olema nagu kõik alati hästi, sest mõnikord ma ei tea, ärkad üles, selg on kange, ütled treenerile, kuule ma täna seda teha ei taha, aga mitte et lihtsalt on ebamugav, alati tuleb öelda, kui valus on, aga siis ongi, et leiame sulle mingi lahenduse. Et see on see kõige nagu tähtsam, et sul oleks nagu ennast hästi tunda seal. Ja ilmselgelt boks ongi sellepärast universaalne hea koht, sest seal on nagu need kõik vahendid justkui olemas, on ju? Ja, just. Või võimalused vähemalt. Kõik võimalused olemas ja enda kehaga nagu liikuda, teha ja minu meelest kõige coolim on see, et kõik on alustada nullist. Mina alustan nullist, sa tuled trenni, alustad nullist ja kui see keegi tuleb uus trenni, siis teised juba teavad, kus kohas sa praegu oled, et see nagu kõik on selle tee nagu läbi käinud, mõni on teinud 2 aastat, mõni on teinud 3 kuud, mõni on teinud juba 5 aastat, et see nagu see on alati siuke nagu toetus teiste poolt on ka nagu hästi tore, et alati treener ei pea olema see ainuke nagu motivaator trennis, et pigem on see, et surume kõik üksteist natuke edasi. Aga CrossFitis kindlasti on hästi palju tegelikult ju müüte. Natukene on ka see, et hüppate, kargate, tundub mingil määral ohtlik, kang käib siia-sinna, vahepeal kontrollimatu tundub see, on ju, et ala vigastus tundub väga suur, on ju, et äkki sa oskad mõne siukese müüdi välja tuua, mida nagu võib-olla natuke ümber lükata või minu eelnevast tekstist nagu see ongi, internetis on väga palju video ka, et kuule, et vend kukub ja midagi, aga enamasti, kui niisugused videod on, see on kõik võistlusformaadis, võib juhtuda ikka asju nagu, kus sa hüppaki kastile valesti, lööb põlve ära asja, aga tegelikult nagu treeningus sa ikkagi teed kõik enda võimekuse järgi ja ei ole siukeseid ohtlikke nagu asju, keegi midagi ohtlikku siin tegema ei pane. Et ongi, teed kosmonaudi ära, hüppad üle kangi, loomulikult keegi võib kogemata komistada kangi taha, aga vigastuse oht, kui me võrdlemeks pallimängudega, kontaktspordiga, minimaalne. Ma tegingi nalja, et käisin poistega pingsi mängimas, tegin põlvele liiga kiire liigutusega, lähed trenni, kordagi midagi ei juhtu, et nagu kus see tuleb või mõtlesin bowlingus, et teen nalja, viskan 2 jala vahel palli panin palliga vastu kanda, et nagu siuksed asju võib juhtuda igal pool, aga pigem on see, et nagu trennis, eriti kui sa ei tea ainult omal käel või see on treener ka, siis treener aitab just seda, et kõigil oleks seda võimalikult turvaline teha, et jõuselt samamoodi lähed rinnalt surume, siis me teeme rinnalt surumist, treener ikkagi vaatab, et kuule, et äkki sa täna kas paned raskust juurde või võib-olla see oli tänane maksimum, et nagu, et aitab kontrollida su sooritust, et ja, et sa ei teeks endale liiga, aga sa kogu aeg arengu oleks nagu üleval, et kui ma näen sul liiga kerge, siis ma tulen kohe juurde, kuule, vähemalt natuke juurde, aga samas jah, et see jääks, kui sul tehnika on kõik hea, siis kõigepealt tehnika ja siis edasi tuleb juba see ülejäänud pool. Kui kardad, kang hakkab pähe kukkumist, tegelikult saab ka nii-öelda pulgaga teha, ei pea suruma hambad ristis kõike. Okei. Aga räägiks sellisest asjast ka, mis võib-olla nüüd tänapäeval kuidas kellele nii-öelda feed'i satub, aga siuke asi nagu Hyrox. Hyrox on üks CrossFiti workout põhimõtteliselt. Et öeldaksegi, et CrossFit on alati unknown and unknowable, ehk siis sa kunagi ei tea, mis on teis ootab, kas trennis või võistlustel, et sa nagu lähed sinna ja see natuke ka siuke nagu tekitab pinget, kuule, mis me täna teeme, mis võistlusel ka lähed koha peale, sa võib-olla 2 päeva varem on sul kava väljas ja sa võib-olla saad 1 korra läbi teha, aga Hyroxis iseenesest on siuke benchmark workout, mida sa saad korrata. Hyrox on väga äge, populaarne uus ala. Ei ole kindel, vist on 5-7 aastat vana. Aga ta on ikka väga hea turundus selle taha. Hyrox on siis põhimõtteliselt 8 kilomeetrit jooksu, aga iga kilomeetrit tagant on vaja läbida kelgu lükkamine või oli seal 100 poolpooli, kükipallivised, sangpommide kandmist, pörpisid. Aga selle Hyroxi nagu, Hyroxis tehakse väga suuri võistlusi, maailmameistrivõistlusi, aga jah, ta hästi palju sobib sellised jooksja kehatüübiga sportlastele, aga jah, et see Hyrox on nii-öelda spetsialiseerumine juba, aga crossfitterid kõik suudavad teha Hyroxid, aga Hyroxi sportlased crossfitti teha ei suuda, eks see on, aga jah, et see Hyrox on väga äge asi ja motiveerib inimesi liikuma, mis on kindlasti nagu väga oluline. See on nagu võistlusvorm tegelikult siis CrossFitile üks nendest. Põhimõtteliselt jah, et on üks nagu
spetsiaalne võistlusala, kus saab ennast proovile panna, et nüüd tuleb ka Riias tegelikult 31 mai tuleb esimene Baltikumis Hyrox, mis on nagu äge. Ka meie boksist on 5 inimest minemas, et see annab kohe näed, et sära on silmis, et sa treenid millegi kindla eesmärgi nimel, et keegi ei lähe sinna kohe võitma, aga just see, et saaks ennast proovile panna, see on nagu võrdleks rohkem siukse poolmaratoniga. Et ta on päris kõva nagu väljakutse kehale, aga jaa, et Hyrox on siuke seal on vist open class ka, nii et tegelikult igaüks saab peale minna justkui proovima. Jaa, just, et saad panna registreerida, seal on paarisvõistlused, seal on nii, et saad paarist teha, me jookseme koos, käes kinni hoidma, aga jookseme koos ja kui me läbime mingi ala, et seal ongi näiteks 1000 meetrit sõudmist peale esimest jooksu, et siis selle me teeme 2 peale ära, et kas ma sõuan 600, sa sõud 400, aga et see oleks nagu tehtud 2 peale. Et jaa, just oli, vaatasin video, kuidas maailma üks parimaid crossfittereid Matt Fraser 5-korne CrossFit Games'e võitja siis tegi Hyroxit läbi ja seal samamoodi vandus natuke enda ette, aga jaa, et see iga workout ongi siuke, et see korra nagu tegemise ajal mõtled, et miks teed ära, vaatad, et kuule, tegelikult on hea ja siis millegi pärast pea ütleb, et teeme uuesti. Jaa, nii palju kui ma olen Hyroxi neid videosid ka samamoodi näinud, siis tegelikult seal millele soovitatakse rõhku panna, üks asi on kindlasti jooksmine, sest see on tegelikult suur osa sellest. Just. Aga jah, et kus siis leiab balansi, et jooksed kiiresti, me näeme võistlustel jooksid piitspenikesed, tassivad oma keha väga kergelt edasi. Üle 200 kilose kelgu lükkamine, seda siis päris 60 kilosena on nagu raskem teha. Aga keskmine on Hyrox sportlane on siuke 75-85 kilo, siuke kui ma mõtlen meestest räägin, siis nad pigem ongi nagu siuksed natukene just nagu puhtalt vastupidavus, nad kangi pea nii palju tõstma. Et jaa, pigem jah, et nad pigem keskenduvad hästi palju jooksule, just selle lihas vastupidavuse arendamisele, mida teeme ka meie, aga me ka paneme seda jõuaspekti sinna rohkem juurde. Just. Ja ma saan aru, et boksides vahepeal on ka trennid, ongi just, et Hyroxile suunatud, just. Näiteks Hyroxile või siis ka tegelikult ongi, jõutreeningud, et on just, selles suhtes, sest tegelikult ka tõstmine näiteks just, on CrossFiti osa, et samamoodi võin natuke ukse ka et Eesti meistri tõstmises eelmine aasta, mis on tegelikult väga äge, sest ma tegelikult ju igapäevaselt ei tõsta, et nagu ma teen tõstmist küll 2-3 korda nädalas, spetsialiseerun sellele, aga just eesmärk on see, et ta toetaks mu CrossFiti karjääri, et seal on teatud numbrid, kuhu peab jõudma, et olla maailmas edukas. Ehk siis kui sa suuda näiteks rinnale võtta 165 kilo ja tõugata 160 kilo, siis sa juba tead, et sa oled seal 0,01% maailma parimatest sportlast hulgas sellel samal alal. Et ma, kui võtta näiteks olümpial tõukamine, siis minu kaalukategooria selle 210 kilo peal midagi teha näiteks. Aga just see, et kui sa piisavalt nagu hea, et see peab olema keskmiselt hea kõiges, et samas kui ma tõukan rohkem, ma võtan ka isegi kaalu juurde, siis ma jälle jooksen aeglasemalt, et oleks kõik nagu see omavahel balansis. Ja kui ma vaatasin neid Hyroxi võistlusi, jah, tõesti Riias ka tuleb suhteliselt kiiresti müüakse välja ka, et peale saada on päris keerukas. Jah, just. Okei, Hyroxiga on asi selge, tegelikult hea benchmark siis endale tegelikult ka ju, mida sa saad võib-olla korrata iga mingi perioodi tagant. Me väga nagu ootame, selles nagu ootamegi inimesed, kuule, et tule meile julgelt treeni, sellepärast, et me treeni sa saad väga heas ka Hyroxis. Et meil pühapäevad isegi on selline cardio endurance klass näiteks klubis, kus me nagu keskendume sellele, et saada paremaks just nagu nendes Hyroxi alades. Üleüldist ainult vastupidavusel nagu rõhku panna, kes tahabki, näiteks ei tahagi tulla igapäevane CrossFiti tegema, see on fine, tulegi siis ainult seda proovima näiteks, et Hyrox jah, ta on siuke hea proovikivi. Aga CrossFit ja lapsed? Go for it. Ehk siis tegelikult lastega on see, et ma pigem soovitaks seda, et kui nagu lapsevanem mõtleb, kuhu trenni last panna, siis pigem CrossFit on väga hea, kui sa oled siuke 14, 15, 16 juba pluss, et samamoodi, et tee palju erinevaid sporte, et ära minna sinna ühte sporti tegema, loomulikult sa võid ju võtta lapse kaasa, kui ta on siuke 14 pluss ja juba enda keha eest tunneb, võtad endaga kaasa, sest tegelikult nagu lapse vanem ja laps koos trennis on väga hea siuke dünaamiline nagu duo, aga jaa, et pigem soovitame seda, et pigem tee rohkem mängi jalgpalli, mine uju ja siis CrossFit leia enda jaoks, siis kui sa juba kõike teisi asja proovinud, siis nagu tule, sest see on tegelikult me tahame kõiki nii-öelda füüsilisi võimekuse piire teistida, et sa keha õpiks paremini tundma, sa pead teha kui palju asju proovima. Et jaa. Aga teoreetiliselt siis põhimõtteliselt laste võrdus siis CrossFitil on võib-olla isegi ju kõik need akrobaatikad ja võimlemised ja muud sellised. Ja palju ongi näiteks USA-s samamoodi gymnast on hästi palju tulnud ka CrossFiti üle, sest kätel kõndimine ta on juba sees. Et kui ma õpin kätel seisma, kätel kõndima nullis, siis tal on juba see, et on see lapsest saati teinud ja siis vaatab mingi mis asja.
et jah, et see mõni liigub nagu tead noh, manki käte peal nagu hästi loomulikult ja kergelt, et aga jaa, et see muu spordi põhi annab palju juurde, ka CrossFitis on nagu ujumisvõistlusi palju, kuna ma kunagi on ujunud, siis see ujumine annab, ma ei pea seda kunagi enam treenima põhimõtteliselt, et ma veel saan minna, ma juba tean, et teised kutid pole ujunud, ma juba tean, et ma nagu, et mul siuke, et seal on teiste eelis, aga meil on ka laste trenne nii-öelda Eestis üleüldiselt siukestele 3–5-aastastele, 57-aastane, kus ongi kastidel ronimisi, köie peal ronimisi, siukseid nagu mängulisi asju hästi palju, et õppiski laps enda keha rohkem tunnetama. Mul endal on ka kodus 4-aastane, 1-aastane, aga 4-aastane käiski kogu aeg lastetrennis ja siis nüüd hüppab diivani kõige kõrgemalt selle padja pealt alla ja ma vaatan, et kuule, kas nende põlledele liiga ei tee, vaata, et aga ei, ta tunneb ennast nagu kodus, et see ongi äge, kuidas nad õppivad enda keha tunnetama, et nad endale liiga ei tee, aga ongi sellist trennitingimustes hea teha. Aga jaa, et ja mis on nagu boksides on äge see, et kui muidu noh, tava jõusaali pigem lapsi ei ole lubatud kaasa võtta, et äkki jäävad kangile ette, siis meil on see, et kui lapsel võtab lapse kaasa, ta on küll tema vastutusel seal, aga pigem nagu ta võib tulla ja nautida seda keskkonda, et jaa, et see nagu pigem on siuke hästi ka peresõbralik või kommuunisõbralik siuke nagu suhtumine, et lapse kaasa me oleme mingi, kuule mine ära, et loomulikult ta segab meil trenni, siis see on okei, et siis nagu istu 10 mintsi, kui me teeme seda workout'i, istu seal pingi peal ja vaata, kuidas issi trenni teeb, aga muidu nagu, et see on siuke pigem on hästi tore, kui lapsed on ka nagu majas ja siuke sõbralik nagu atmosfäär tekib kohe. Aga nüüd äkki sul ongi mõned soovitused uuele, kui keegi tahab tulla, on ju. Et noh, ma võin su käest näiteks soojenduseks küsida, et noh, et mis see siis, noh, mina tahan tulla, oletame. Mõtlen enda peas, et mis siis lõpuks tulemus on, et noh, mille poole ma võiks ju püüelda, et tavaliselt kuskil on mingi tase. Võtame 2 asja, kas see, noh, alati on mingi eesmärk, peab mingi eesmärk. Esimese näiteks, kõige nagu võib-olla eesmärk ongi, ma tahan näha parem välja, näiteks, ma tahangi olla veel mehelikum, tahan tugevamaks saada, et ma ei mõtle, et sa peab minema bodybuildingut tegema kohe selle jaoks, et aga samas ka nagu kunagi oli CrossFitis siuke äge promotion, et pöörame 70-ks, ehk siis just see, et või et look good naked, aga just see, et see nagu enda kehas paremini tundmine ei ole ainult läbi füüsilise soorituse või ikka välimuse poolest loomulikult, et ega keegi ei tee ju trenni, et näha halvem välja, et see võib olla üks motivatsiooniallikas, teine motivatsiooniallikas, et ongi, et ma tahan suuta rohkem, tahangi näiteks, mis on äge, tahan maratoni läbida, aga samas sa võid teha aastaga trenni, kui sa väljas jooksmus talvel ju väga ei taha käia, libe ja kõik asjad on ju. Tule arendama vastupidavust meie juures ja saabki nagu parema juba vastupidavust põhjal üldise on ju. Ja et see, et sa mõte ongi see, et suudaks nagu kõike teha, mis sulle nagu ette tuleb, et 2018 aastal CrossFit Gamesil neil oli maratoni sõudmine. 12 alast oligi, need vennad pidid sõudma 42 kilomeetrit ja siis pärast seda veel suutma teha mingi teisi asju ka, et see ongi see, et sa kõigeks nagu valmis. Me mitte küll harrastus, tavaline inimene ei pea seda kohe tegema minema, aga mõtlen seda, et kui sul on vaja minna Võhandule sõudma, siis meie juures saab jällegi seal nagu hea põhja, aga teine eesmärk jah, et võib olla see, et võib-olla ma tahangi suuta teha ära enda esimese lõuatõmbe või siis tahad edasi arendada, tahan teha esimese muscle-up'i, kangi peal jõutõusu, väga äge eesmärk, teeme ära, nagu et võta aega 3, 4, 5, võib-olla 6 kuud, aga see, et jah, sa tunnedki, et mida sa suudad oma kehaga teha, et see on alati äge. Okei, nii et noh, tegelikult jah. Et alati leia enda eesmärk just, et ja kui sul eesmärgi otseselt pole, tule kohale ja ma arvan, sul see tekib päris kiiresti, et see enda kehaga liikumine. Tegelikult üks eesmärk, kui nagu saali tulla on see, et meil on alati iga päev kavas, on siuke nii-öelda RX, mis tähendab seda inglise keeles, et as prescribed, ehk siis kava on ette nähtud 22 santliga, peaksid suutma teha õlapresse. Aga sa tuled trenni ja praegu alguses sul on 10 kilost santlid ja su eesmärk ongi see, et ma nüüd pool aastaga suudaks teha kõiki klassi kavasid ette antud raskustega. Et see tundub alguses nagu, mis asja, aga tegelikult nagu, et see eesmärk ongi see, et kõik suudaks teha seda nii-öelda ette antud raskustega ja alati saab ka minna raskemaks, aga et suutagi nagu teistega mõõtu võtta ja võib-olla su motivatsioon on see, et kuule, et see mu sõber käib, aga ma nüüd tahaks tal tegelikult pähe teha. Et vahepeal on siuke väike nagu omavaheline sportlik nagu mõõduvõtt on alati nagu hästi tervislik ja kasulik, et üksteist näevad suruda edasi. Sa lähed trenni ja vaatad, et see vend tuli mu samal ajal trenni, aga tead nagu, et mulle nagu üldse ei meeldi, et ma täna ära tegi seal nagu, et see on siuke nagu
siuke hea push alati juurde. Ja treeneriga saab alati konsulteerida, ma eeldan, kui sa ei tea, mis sa oma esimeseks tahaks võtta on ju eesmärgiks. Ja, et see on nagu alati, et aga see tekib, ma olen pigem nagu ka ajapikku kindlasti, et kedagi ei saa sundida midagi tegema, pigem see tekib, see tahe tekib ja treener on alati seal, et kuule, et sa oled selles juba hea, aga ma tunnen, et sa saaksid seal veel paremaks selles. Ja võib-olla see eesmärk ongi, et sul oleks kätel seista ilma seinata. Et see on siuke nagu asi, mis tundub võib-olla utoopiline alguses nagu tavainimese, kui sa mõtled selle peale, aga samas ma olen kindel, et kõik on selleks suutelised, et seda nagu vaikselt treenida, et alguses hoid hantled pea kohal, siis juba proovi kasti pealt pane käed maha, siis juba lähed vaikselt seina peale ja sest edasi, et alati on siuke progressioon nagu olemas. Ja CrossFiti trenni puhul praegu tundub ikkagi, et seda kirjeldada on mingil määral üliraske, sest see on nagu nii varieerub võib-olla, aga sellepärast tulebki nagu ühe korra vähemalt kohal minna ja küll sa siis saad aru, on ju. Temaatika nalja, et CrossFiteritel on, kõigil on ilusad tagumikud ja ilus keha, aga käed on alati katki. Aga see on see, et kui me nagu teemegi palju asju, ripume ja tõmbame, et tegelikult et see kõik on nagu, ega käed ei pea minema katki, sest enamasti, eriti kutid vaata, me ei viitsi nagu hoolitseda, ei taha iga päev mingid surnud, ma ei tea, naharakke ära koorida, et tüdrukud on väga tublid selles osas, aga et nemad veel suudavad, jah. Okei, aga räägime natuke sinu enda eesmärkidest ja tegemistest ka, et sa ütlesid, nagu unistus on siis justkui CrossFit Gamesile siis pürgida, on ju? Jaa, 2020 aastal sõitsin Taisse enne Covidit ja siis tekkis vaatasin dokumentaali CrossFit Gamesist, see oli vist mingi 2017 aasta dokumentaal. Siis ma vaatasin, kuule, nagu ma suudan ka need lõuatõmbid teha ju tegelikult, ma suudan ka ju tegelikult joosta, aga nagu siis mõtlesin, aga miks me võiks nagu Eestis tulla, minna ja näidata. Et tegelikult 2019 aastal oli nii, et iga riigi parim läks CrossFit Gamesile ja sai. Ehk siis meil 2 eestlast on tegelikult käinud CrossFit Gamesil. Aga nüüd on see kvalifitseerimine on nii, et maailmas top 40 sportlast saab CrossFit Gamesile. Iga aasta natuke erinev, mõnikord 30, mõnikord 40. Aga tahtjaid on 300 000. Ehk siis see aasta on ka, nüüd hakkas CrossFit Open pihta. Ja see on siis ülemaailmne kommuunivõistlus. Kõik saavad teha, iga nädala neljapäev tuleb workout välja ja esmaspäev aega see sisse filmida või teha CrossFiti boksisse workout ära. Sa pead tulemuse CrossFiti lehele sisse, registreerid ennast ära ja saadki võrrelda ennast teistega, näiteks enda vanuseklassis või oled sa õpetaja. Kõik õpetajad maailmas saavad panna ennast, et ma olen õpetaja ja siis nagu võrdled tulemusi nii-öelda või siis ma olen tuletõrju või ma olen ma ei tea, riigijuhid vist oma vahel ei võista, aga põhimõtteliselt võiksid, on ju. Et lahendis kõik probleemid ära, aga jaa, et siis, aga tegelikult on ka esimeseks vooruks siis CrossFit Games'il nagu pääsemiseks. See aasta on siis nii, et kõikidest osalejatest, ehk see aasta praegu hetkel on registreerunud 240 000, võib-olla tuleb ka rohkem nüüd, et natuke veel aega registreeruda ja siis sealt 1% parimatest saad edasi poolfinaali. Ja poolfinaal toimub siis samamoodi online'is, aga see on nüüd palju raskem. Kui Open on 3 nädalat, iga nädal on 1 workout, mida on aega teha ära 4-5 päeva, siis poolfinaal tähendab seda, et sul on 5-6 workouti, mis on vaja sisse filmida ja teha ära 3 päeva jooksul. Ja enamasti tähendab seda, et kui sa teed midagi ära, siis vaatad, et tegelikult on paremini, siis kordad seda. Ehk siis mis reaalsus on see, et sa teed seal 3-4 päeva jooksul, 3 päeva jooksul enamasti on see nagu ajalimiit, pead tegema 10 korda erinevaid nagu workout'e läbi ja pärast on päris raske, aga seal on siis nii, et see aasta saab läbi online kvalifikatsiooni peale 16 sportlast üle maailma, mis on tegelikult väga vähe, aga see kõik on võimalik, sinna on võimalik saada ja siis on ka tehtud igale maailma jaole teatud arv kohti. Euroopas on näiteks 2 suurt võistlust, kus samamoodi kvalifitseerub koha peal olemas võistlusest. Üks on Prantsusmaal, üks on nüüd Hispaanias ja mõlem saab 2 tükki saab CrossFit Games otse. Et sa top 2 saad otse Gamesile, aga jaa, et see CrossFit Games on nii-öelda siis nagu kõige prestige, kõige suurem võistlus. Neid suuri võistlusi on maailmas veel. Üks on Miami's Wodapalooza, kus me siis eelmine aasta käisime Kevin Jursiga koos tiimivõistlusel, et kvalifitseerisime maailmas tegelikult parima tiimina sinna peale. Läbi online kvalifikatsiooni koha peal siis läks ka päris hästi, aga ära ei võitnud. Aga et äge tegelikult ei näha seda, et see tuleki ja kõik on nagu võimalik, et ei ole see, et keegi on sust nii palju peajagu üle ja tegelikult tipptasemel juba loevad väga väiksed asjad, et 1 kordus kuskil 1 kilo kuskil juures võib tähendada sul juba medali kaotust või medali võitu,
aga jaa, et siis, et jah, Eesti nagu tegelikult ongi praegu nii, et olen mina, on Kevin juures ja on Andra mõistus, kes siis, kellega me siis käime välismaale võistlemas, kes ongi siis nii-öelda suutnud ennast maailma tippu saavutada, see ehk siis nagu saada, et see igale võistluse, suurema võistluse on tegelikult online kvalifikatsioon. Nagu ma enam rääkisin, see pigem on, et see raskem peale saada, aga koha peal veel tulemusi teha on veel raskem, aga ongi, et see nagu on ma tean, et Eestist on võimalik teha küll, et nüüd on vaja see tipp veel nagu teravamaks ajada, et saaks sinna nagu täitsa medalile ja kaugele näidata, et kuulge, et tegelikult miks Soomes läks CrossFit hästi populaarseks, et seal on nagu 2009 või 2008 aasta CrossFit Gamesi võitja oli soomlane ja pärast seda CrossFit läks suureks, et mul tegelikult nagu eesmärk nagu sportlasena on sama, et toome selle ühe suure tiitli ära, toome ka teist korda, aga siis tänu sellele ka kogu see meediakajastus, kõik see, mis tuleb, motiveerib ka rohkem noori, rohkem ka nagu tava inimesi treenima. Et see ongi see, et saaks nagu selle nii-öelda spordi juurde, et see tegelikult on kõigile väga nagu oluline, et jaa, et ongi, kui sa mõtled, meil on kulturism väga populaarne, mõtledki kohe Ott Kiivikas, on ju. Mõtled tõstmine, mõtled Mart Seim, on ju, aga samamoodi tahangi, kui sa mõtleks nagu CrossFit, siis ongi näiteks Andre Kevin Mikko, et nagu olekski siuke nagu, et oleks see nagu näidata, et kuule, meil on ja meil nagu tuleb, et jaa. Aga on sul mõni näide ka, et mis challenge'id sina oled pidanud siis nii-öelda netis tegema ja mis see nagu tulemus lõpuks oli sul, et ma ei tea, 3 minuti jooksul 180 burpit või mida iganes. Siuksed asja on hea, näiteks ongi palju näiteks, kui me võtame ainult sõudjad suudavad sõuda regomeetrid väga palju. Aga meil näiteks oli ühe võistluse kvalifikatsioon nüüd paar nädalat tagasi, kus algaski kohe 1000 meetri sõudmisega ajale. Ja kui see on tehtud, siis sa pead suutma teha sealt kava, kus siis olid burpid, thrusterid, 5 ringi ajale, 8 burpit oli ja 12 thrusterit kangiga ja sa pead suutma teha selle kohe peal 1000 meetrit sõudmist. Ja sa oligi 2 tulemust, üks oli sul siis see sõudmise tulemus ja teine oli see kogu workout'i aeg, mis sul võttis sõudmine pluss siis see nagu workout aega. Et kunagi ei ole seda, et sa saad olla ainult spetsialist ühel alal, et meil ka tihti teistakse nagu näiteks tõstelemente, rinnale võtta, rebimisi, kükke peale niis workout'i, ehk siis paneb nagu eriti proovile, et jah, ma suudan kükkida näiteks 150 kilo niisama, aga nüüd mine jookse 10 kiltsa ja vaatame palju siis kükkida suudad, et see, et su keha suudaks nagu sellega adapteerida, see võtab, see ongi see, mida me treenime, et kogu aeg, et suudaks nagu teha igas asendis kõike, et see et jah, et sellist ühte näidet isegi veel nagu on võib-olla isegi raske tuua, sest iga võistlus on erinev. Enamasti on nii, et kvalifikatsioonid tulevad välja, teed ära, see on see nagu lihtne osa. Siis kui sa lähed võistlustele, siis võistlustel enamus võistled Euroopa tasemel ja maailma tasemel on siuke 3 päeva, 2-3, mõnikord 4 päeva ja siis sul on enam-vähem siuke 5-8 võistlusala. Esimest 4-5 ala sa tead varem, nädal aega varem, aga siis viimased 2 ala, 1 ala tavaliselt tuleb välja koha peal. Nii et hästi tihti ongi see, et sa saad viimase ala teada, niimoodi tund aega enne võistlus, mis on nagu tegelikult väga äge. Ongi olnud siuksed võistlusi, kus sul tuleb ala, sa lähed ala tegema ja sa isegi tea, mis sind ees ootab. Ehk siis sa põhimõtteliselt tead, et kordused on nagu ette antud, aga sa nagu jah, et see on siuke hästi põnev, et see panebki nagu proovile keha päris erinevalt, et jaa, oli näiteks Soomes siuke võistlus, kus läksime, oligi esimene ala oli 5 kilomeetri jooks, aga algas siis 200 meetri sprindiga, jällegi 2 tulemust ja siis suusamäest oli üles sprint ja sprintisime ülesse, jõudsin üles välja, seal oli siuke top 3 tulemus, aga hommikul olin liiga palju söönud, sest me arvestasime, et meil täna 5 kilomeetrit, sest me saime selle nagu väikse üllatuse selle sprindi koha pealt ja lõppes sellega, et mina oksendasin metsas ja siis 5 kilomeetri olin viimane, ehk siis aga kokku tulemus oligi see, et küsil keskel on ju, aga jaa, et alati tuleb nagu iga võistluse jaoks tuleb ka nagu panna oma söögid paika, tuleb panna oma nagu taastuspaika, et võistlustel kõige raskem nagu osa alati on see toitumine, ehk siis peale workout, kui sa trenniga ära vaata, sa läheb pärast koju, sul tegelikult ei ole tihti kõht tühis, kehal on see kaitsereaktsioon, et ära söö, mul on vaja panna energia taastumisele, aga kui sa ei söö, siis teisel päeval võistlusel tavaliselt sul on energia nii miinuses, et sa lihtsalt ei suuda olla teistega võrdsel tasemel, aga mis ongi nagu, ma tunnen päris suur eelis teiste ees päris tihti on see, et ma hästi palju üritad süüa ja just nagu saaks kiiret süsivesikud, saaks kiirelt valgud kätte
ja siis järgmine päev sa vaatad, et see vend, kes esimene päev võib-olla juhtis, teine päev ta juba hakkab ära vajuma ja sul on see koht, kus tõusta, vaata, et alati ei ole see, et sa pead olema kõige paremas vormis aastaga, et sa pead ka teadlikult seda nagu asja tegema, et ükski nagu sekund või minut nii trennis kui võistlusel ei tohiks olla nagu raisatud. Et panna taastumise rõhku ja et see on siuke nagu cool, et sa vigarte pidi nagu proovile panna. Aga kui raske on olla nii-öelda pürgida professionaaliks justkui ja elada igapäevast elus ja anda ise trenne, tegeleda oma lastega ja kõige muuga, et tead, mõnes mõttes ta on nagu raske, võiks alati öelda, et mul on nii raske ja nii paha, aga tegelikult nagu kogu see elu seal kõrvalt, et nagu trenni, mõni teeb trenni 6 tunni päevas, 8 tunni päevas ja see on okei. Aga ma ise tunnen seda, et pigem tee see 2 tundi, aga tee seda teadlikult, ehk siis ükski nagu sekund, isegi kui ma puhkan vahepeal, see puhkus on mingi mõttega, et kui me teeme mingid minu enda treening koosneb enamasti 3 osast, ehk siis ongi alguses tavaliselt ma alustan jõuosaga, samamoodi nagu me tavaga trennis on, et siis pärast on siuke mõnusam vastupidavus osa ja lõpetan tavaliselt mingi skillidega, näiteks ongi kätel seisu, kätel kõnnid, võib-olla rõngastel jõutõusud, et just treeniks seda kõiki nagu aspekte, aga just see, et ei raiskaks nagu sekundnik igas trennis, et ma võin venitamisele kulutada tund aega, aga kui sellest kasutegur on väike, siis pigem ärme täna selle nii palju rõhku pane, et võib-olla piisab 5 minutist. Et see oleks siuke nagu hästi, peab ajaga olema hästi sõber. Aga mitu trenni sa teed nädalas? Kuna ma üritan tegelikult iga päev suhteliselt, et tavaliselt üks nagu täis puhkepäev on hea, aga alati peab täis puhkepäeva trennimine, see on siuke tunne nagu aeks, tead ei ole nagu kõige värskem tunne, aga ma mõtlen seda, et nagu alati peab kehal olema taas, keha nagu areneb läbi taastuse, ehk siis seda ei tohi kunagi ära unustada, aga tavaliselt 6 päeva nädalas, aga see üks päev, kus sa ei tee midagi, see tähendab seda, et sa üldse midagi ei tee, võib-olla ma lähengi mängin lastega, puhtalt lähen, jalutan, läheme ronime, lähme teeme midagi ägedat, et see ei pea olema siuke, et ma nüüd istun diivani peal. Aktiivne puhkus, ütleme. Ja, aga trennipäeval puhkus tähendabki tavaliselt seda, et sa lihtsalt oledki diivani peal ja siis ei teegi mitte midagi, et saaks kehal anda nagu puhkust, aga et siuke 5-6 korda nädalas kindlasti nagu trenni ja teha mõnel päeval 2 korda päevas, mõnel päeval 1 kord päevas, et see on alati nagu keha tunnetuse järgi, et kuule, kus ma täna tunne on, et pole mõtet minna näiteks tegema jõudu, kui sul täna tunne on siuke, et ma suudan teha 60%-ga, siis nagu see kasutegur sellest trennist on väga väike. Samamoodi, kui mul tunnen, et mul täna on see säär natuke pinges rohkem, ma lükkan selle jooksu homsele või siis täna just on ära, kui tunne on hea. Et iga päev siuksed nagu erinevad väljakutsed, aga kõige raskem nagu asi, ma arvan üldse nagu sportlasena ja üldse nagu Eestis, ma arvan, see on sportlaste puhul üldse on raske, on see toitumise osa. Ehk siis paljud räägivad just sellest vaimsest võimekusest ja see, et ma nagu pean olema ready on the game day, aga paljud unustavad selle ära, et nagu see toitumine on see, kus nagu tegelikult tuleb see nagu tulemus vaata. Et saaks kõige suurem et see raskem nagu osa on see kõik kalorid, CrossFitis puhtalt nagu minu suurim probleem on kalorite kätte saamine. Et iga päev saaks selle 500 kilokalorit täis, et see on tegelikult suur nagu maht on ju. Et saaks seal nagu täis söödud, samas oleks ka nagu valgud ja füüsiliselt kui paigas, aga samas ma teen nalja, et kindlasti harrastussportlasena mitte seda teha, aga see, et one cheat meal a day diet, ehk siis nagu iga päev mingi nagu siuke nagu snack olla, mis annab sulle palju kaloreid näiteks, aga jah, see on siuke, et see ongi puhtalt nagu ainult nagu sportlasena paremaks saamis nimel, et kui ma ütlen sulle, et kuule, söön iga päev pakk kummikommepäev trenni, siis see lõpeb pigem nagu halvasti vaata. Aga jah, et see on nagu samas, kui sa tuled ja sul on aina valest töös, siis hakka enda rohkem nagu lubada, et see on igatepidi siuke hea. Nii et sina oled õnnelik, kui laps tegelikult jätab natuke toidu järele ja sa pead selle ära sööma? No pigem jah, aga samas ma tahan ta ise sööks ka. Ja, seda küll jah, aga ei tegelikult tead lapsi sööma sundida on jube raske, sa on mingi, kuule söös ära ja ma tahan kommi. No see on siuke nagu tavaline igapäeva elu vaata, aga sa üritaks säätada, kuule sul tegelikult on seda vaja vaata, nagu sul on trennis vaja, et saada tugevamaks süüa, seda on vaja ka nagu kasvamiseks vaja süüa, et see on siuke nagu igapäevane struggle, ma arvan, et kõigile. Aga mis CrossFiti tulevik on sinu arust? Ma arvan, et CrossFit olümpiaspordiks ta kunagi ei saa, et on olemas nagu ka nii-öelda kõrvalala või nagu functional fitness, mis on rohkem defineeritud, ehk siis see näeb seda, et sul on juba teada natuke, mis need ees ootab. Et ma ei ütle, et siuke ala ei võiks saada kunagi olümpiale, aga kuna CrossFit ongi, sa kunagi teame, ka võistlusteks ette valmistada, et sa valmistad kõigeks ja see ongi see eesmärk, et nad testivadki maailma kõige fitimat meest ja fitimat naist, et see ei ole kunagi kerge, aga olümpiaala peab olema näiteks nagu ette
noh, sa pead teadma, et peab olema Mis saama hakkab, paigas just, et see peab olema nagu paigas, aga CrossFit ta kogu aeg kasvab ja läheb ainult suuremaks. Ja ma arvan, et see tuleviku mõistes pigem paljud jõusaalid hakkavad kaotama kliente ja kuna CrossFitis ei ole ainult see trend, see põhi nagu fookus, vaid on ka see kommuun, mis seal tegelikult tänapäeva on juba palju seda, et kõik on telefonis arvutides, ega ma ise samamoodi, aga see on see koht, kus tuled kokku ja ma reaalselt räägin suga. Et siin me räägime küll nagu podcastis üksteisega, aga kas reaalselt meil seda nagu tavaelus juhtuks, pigem mitte, aga saalisse tuleki ja see on kas või mingi mure või mingi muu asi, see on nagu siuke vaimne nagu rahulolu pakkuv asi, et kui sa oled jõusaali klappides, see on tore ja sa teed trenni ja see on vajalik, loomulikult nagu mine tee. Aga sa, jah, nagu CrossFiti saalides pigem on see, et see kommuun on see, mis nagu hästi palju ka toidab su nagu hinge, et alguses sa tuled sinna, keegi sind ei tea ja see ongi fine, keegi ei teagi, aga 3 trenni juba, keegi teeb seda reessumist, noh, tšau, on ju. Ja siis edasi on juba see, et kuule, et sul oli ka täna raske või? Mul oli ka. Teil on ühised asjad, millest rääkida, on ju. Just, et see nagu... See on jah siuke nagu, tehakse naile taas nagu kult, et see ongi nagu siuke, aga tegelikult ei ole see, või noh, tegelikult loomulikult on, nagu ma ütlen, loomulikult on, aga see on see, et positiivse mõjuga. Ja, et kui see nii-öelda siis aitab sul nagu olla parem inimene, siis nagu see on ainult hea ja tunda jällegi ennast nagu hästi, et tänapäeval jah see CrossFit ja üldse butiik nagu jõusalik ka, ma arvan, on siuke nagu tõusev trend, et jah, see CrossFit on nagu osa sellest community'st. Okei, aga küsin su käest mõned küsimused, vastad nii lühidalt kui võimalik just, kui siuke klassikaline speedrun. Esimene küsimus, kõige avatum küsimus maailmas, mis on sinu jaoks heaolu? Rahulolu. Väga õige. Mis on ägedam CrossFiti võistlus, kus käinud oled? Dubai Fitness Championships. Ja selle sa võitsid ka vist? Ei, seal me ei võitnud, seal olin 21, käisin Abu Dhabi, seal võitsin, aga lihtsalt ma mõtlen korralduse poolest, ma kiirelt vastan selle ära, aga meil oli nii, et läksime Dubaisse võistlema, me teadsime see esimene ala oli 20 minutit ratta ergomeetril, nii palju põhimõtteliselt siis distantsi kui võimalik 20 minuti jooksul, aga hommikul saime teada, et lähme bussi peale, kell 6 öeldi, kes bussi peale hommikul kell 6 ei ole, siis võistlelt väljas. Ärgast millal läksime bussi peale ja äkki viidi meid Dubais nii-öelda sinna Dubai rannaviule 50. korrusele, meid pandi väliterrassile tegema seda ratast, kogu live, kõik nagu streamid olid peal ja siis sa vaatad, kuna ma olen ikkagi eestlane, ma pigem ei ole kõrghoones nii palju käinud ja siis mind pandi esiritta, mind ja siis maapinda, mis on 50 korrust allpool, ainuke asi, mis oli puud, oli 1 meeter basseini, et see oli siuke nagu infinity pool oli seal ees ja see oli siuke, ma arvan, elu kogemus teha 50. korrusel vabas õhus võistlust veel peale võistlust ja siis sa lähed makstulemuse peale ja see oligi see, kus tõesti adrepauku kõrgeks ajada ja sa vaata korra sealt nagu üle ääre alla ja kohe pulss, et mul oligi, et enne ala pulss oli 160, mitte sellepärast, et ma oleks nii palju sooja teinud, aga siis see närv kõrguse kartuse ees natuke on juurde, aga see oli jah siuke nagu elu kogemus, aga jah, et Dubai ja kindlasti Abu Dhabis käisin samamoodi, seal natuke nagu korralduse poolest ei olnud nagu nii äge, aga seal jah tuli siis nagu elu parim tulemus, mis on nagu väga cool, et võitsime võistlus ära ja tõime Eestisse nagu ultimate athlete tiitli, et ja. Muusikat kuulatakse Workout of the Day ajal tegelikult, mis artisti playlisti või muusikat sa soovitaksid siukse asja jaoks või mis sinu lemmik on, mis käima tõmbab? Kui teed kardiot, siis midagi siukest natuke tehno. Kui teed mingit rasket workouti, surud, siis siuke pigem rocki poolne. Ja kui tahad ennast mentaalselt pushida, pane klassika peale ja vaata, mis juhtub. Jah, rääkisin ühe jooksuklubi vedajaga siin eelmises podcastis ja tema kuulab näiteks džässi. See on siuke korralik vaimne challenge jällegi, aga samas ta lõõgastab. Just. Et seal võib olla mitu väga erinevat positiivset külge. Mis su lemmik CrossFit harjutus on? Ma arvan, et tegelikult nagu mulle väga meeldib pörbid. See on siuke simple, stupid, aga seal on nagu tegelikult on kehaliselt hullult oluline, hullult hea, aga ta on jah siuke, ta on väga tore, kui pörbid meeldivad, tuleb proovi CrossFiti, aga ei, üleüldse see varieeruvus on lemmik, et kunagi nagu ei. Loomulikult tõstmine on üks nagu lemmik asju CrossFiti juures, et kõik kangiga rinnale võtud. See on päris hästi mõõdetav ka lõppkokkuvõttes. Ja. Samamoodi ka pörbid, et kui me mõtleme näiteks meil on CrossFit Open hakkas pihta, meil kava oligi siuke, et 15 minuti jooksul nii palju kordusi, kui saad teha 3 pörbid
hüppega üle hantli, 3 hantliga rinnalevõttu ja tõukamist pea kohale ja siis 15 sammu väljaasteid. Põhimõtteliselt 4,5 meetrit, 4,5 meetrit ja pärast on 6-6 väljaastad, 9-9 väljaastad ja nii kaugele jõuad 5 minuti jooksul. Ja see ongi nagu see, et pörpid samamoodi on mõõdetavad. Palju suudad teha siis nii-öelda mingi kindla aja jooksul, et jah, me ei saa mõõta pörpi su kaugust või kõrgust, aga see ongi see, et vaatame, sa oled lühem, sa hüppamus teeb pörpisi mus kiiremini, aga samas, kui ma olen natuke pikem, ma ronin siis köid kiiremini, et alati see nagu balanseerub üksteise vahel välja, et ei ole see, et kui ma olen liiga pikk, et mulle ei sobi või ma olen liiga lühike, mulle ei sobi, et see ongi nagu pigem äge, kuigi öeldakse, et CrossFit pigem on nagu lühemad inimeste sport vaata, aga jah, et tegelikult sobib kõigile väga hästi. Aga kaugele sa jõudsid selle 15 minutiga? Kuna ma jõudsin 5 minutiga võib panna proovile 330 kordust, siis nagu mõlemad kokku, kui see redel läks nagu üles kogu aeg, siis nii-öelda 30 pörpi tegin ära ja siis veel 12 hantliga tõukamist peale, aga jaa, et sa võid panna kella käima, proovida iga minut teha ära 20 pörpit ja vaata kaugele jõuad, aga see ongi see, et see on juba nagu eliitteal, aga kuna me tegime seda klassis ka, siis ongi siuke, et kui iga minut suleks teha 10 kordust, see on väga hea tulemus tegelikult. Et esimene minut 10 pörpid, teine minut teed 10 hantliga rinnalevõttu ja tõukamist ja see on ju see, et ja siis me kastume ajas edasi, pärast on 12-12 ja siis aasta pärast võib-olla teed 15-15 ja see ongi see areng, mida sa näed, et suudad teha iga kord mahtu kastada nii-öelda, et lihas vastupidavus läheb paremaks. Aga kas selle tulemusega sa praegu tead ka mitmes sa oled? Hetkel vaatasin 8 maailmas, aga see on äge. Kuna Open on siuke asi, mida tead hästi palju, et see on hästi palju ka spetsialist, aga praegu tulemused pole lukku läinud, tulemused lähevad lukku alles keskööl, nii et kui ta on top 50 igal alal oleks väga hea, siis see kokku tähendab tegelikult top 10 tulemust, et see on nii, et sa sellega saaksid peale põhimõtteliselt? Sellega saab Openist tegelikult edasi, praegu Openi eesmärk on see, et saaks edasi kvalifitseeruda, aga tegelikult top 3 on ka rahalised kohad ja eesmärk ongi see, et kui on vähegi võimalik, siis üritaks sinna saada, eelmine aasta olin 20, siis 300 000 üldse top 100 on tegelikult väga raske saada, aga jah, top 3 saavad ka päris nagu hea rahalise auhinna, aga see ongi see, et kunagi ei tea, mis järgmine ees ootab, võib-olla see kava nagu üldse ei sobi, tegelikult nagu sobib kõik ja see treenib kõige jaoks, aga võib-olla et ongi, mis sulle väga ei meeldi, aga alati on see, et praegu surume need limiit iga võrkad nii palju kui võimalik, on võimalik, et alati on võimalik. Äkki sul on üks siuke podcasti või raamatusoovitus, ta ei pea olema CrossFit erialal nagu üldiselt, mis sind on nagu käima tõmmanud või hoidnud? Kui on? On tead, ma ise elan ja hingan hetkel CrossFit, ehk siis nagu ma ei taha olla nagu liiga nagu sellest kinni tegema, ma tean kõike, ma kuulen kõike, mis elus toimub, aga tegema igapäevaselt väga palju nagu uurin, mis maailma nii-öelda CrossFitis toimub, mis spordis toimub, ma nagu hästi intuit, mitte nagu ainult fänn, aga just see analüütilise poole pealt, et mis on see, mis eristab ja ma tegelikult nagu hommikul hetkan ülesse, kui ma panen käima, siis ma kuulen tavaliselt ühte CrossFit podcasti, siis ma lähen edasi, siis ma vaatan, mis on nagu uudistes vahepeal toimunud, siis vaatad nagu tavaelu on ju, vaatad õhtut Jaakar loomulikult, aga just see, et hästi palju nagu ma isegi neid asju väga ei soovitaks, sest see on igav, aga just see, et kuna mul on see, et ka ma ise olen treener ja tahan nagu pakkuda ka parimat nagu teenust, kvaliteeti ja hästi tahati nagu olen praegu hästi intuit, ma ütlen, et see 10 aasta pärast ainult nii on, siis ma teadmiste põhi loomulikult kogu aeg areneb, vaata, aga just see, et teha pigem nagu hetkel ma ise on hästi nagu selles mullis sees ja nagu hingan ja elan läbi selle, et õhtu lähen magama, mõtlen selle peale, et kuidas seal saada paremaks või mis see nagu, miks eristab sind minust, miks sa tegid mulle täna ära või kust on see võimalik saada see väike nagu väike paremus siis, et sulle nagu ära teha, et saada see maailmas nagu paremaks. Hästi palju nagu töötavad selle nimel, et tipptasemel sportlased ka, et ma teen palju trenni, saan tugevamaks. Aga ma nagu päris vähe näen seda, et kust ma saaksin võita sind, et nagu enamus ei keskendu sellele, et kuule, et mis see nagu väiksed nagu need vahed on, et pigem et peabki olema nagu natuke nagu selles osas nagu mõtlema kaasa, et saaks nagu see tulemus võimalikult parandada, aga jah, ma iga päev töötan selle nimel, et saaks nagu neid asju parimaks. Nii et sa soovitad tegelikult, kui sulle meeldib midagi, siis pane erialaselt ja, mis sulle endale meeldib, ja, tegeled IT-ga, võta see nagu podcast lahti, nagu, et see siin nagu paremaks teeks, enamasti podcasti kuulad siis, kui sa sõidad autoga või kui sa see on see hetk, kus sul on tühi aeg, on ju? Jaa, tühi aeg, et see on nagu mõnus kõrvas midagi käib või kas sa teed süüa, vaata, vaid ühe kõrva läbi kõrva, teise kõrva kuuled, vaatad, et mis lapsed teevad ja keegi endale liiga ei teeks, aga jaa, et siuke nagu, et kõik nagu
et iga päev saaks midagi uut või mingi killukese uut, et loomulikult on palju fänne, palju heitereid, loomulikult nagu Joe Rogan teeb väga head asja, et teemalt nagu kuulata mingeid asju, aga ma ütlen nagu, et kõik, mis ta teeb, on kuld, kindlasti mitte, aga lihtsalt ta on väga palju huvitavaid inimesi tuleb talle podcasti, kust on nagu hea panna mingi mõtteid kõrva taha, et just nagu eri aad inimesi samamoodi, et jah, see on nagu asi, mida ma kuulaks samamoodi. Viimane küsimus, üks rutiin äkki päevas, mis annab sulle iga päev midagi nagu juurde või hoiab värskena? Iga päev. No, tead, ma olen päris aus ilma naljata, eile oli pühapäev. Ma läksin trenni, kell oli 1:30 hommikul, tegelesin perega, lastega, kõik oli tore. Aga seda aru, kui sa ei tee seda 30 mintse liigu päevas, siis on jube nagu esind olla. Samamoodi tegeleb mingid asjadega, see iga päev rutiinil, nagu ma arvan, kõigile on ülivajalik see, et saaks 30 mintse teha midagi aktiivselt, see mõtleb su vaimselt nii värskeks, pärast kogu õhtu oli hea olla, kogu päev oli hea olla. Et pigem on see, et see liikumine, just see, et saaks iga päev 30 minutit ja sul on elulill. Ei, see on väga hea, 30 minutit päevas kõlab hästi, mitte äri kohe Mikot tegema hakake, et 2 tundi päevas boksis tegelikult ei ole vaja, et paremaks saada, piisab ka 5 minutist, aga just see, et 30 mintsi on see nagu ideaalne, et sa ei tõmba, et ei lähe liiga hulluks, ei lähe mõnuks, tegelikult kui sa mõtlen trenni peale, meil samamoodi, meil on soendus, meil on vahepeal ka treeningblokkidel puhkused, aga see tegelikult see treening osa ju tegelikult ongi 30-40 mintsi nagu maksimaalselt, et see nagu paneb sul liikuma, sa higistad, põletad ja sul pärast on nagu värskem ja hea olla, et see on jah midagi nagu imestada, mul nii kahju nagu inimesed, kes nagu seda ei tee, vaata ja siis ongi, et kuule, mul on, no kujutan ette, kus on ongi nagu vaimsed probleemid, et tunned, et see on raske, sa lähed trenni, sa ei suuda selle enam mõelda, vaata, kui on mingi jama, keegi lähedane suri ära, juhtus mingi suur jama, ma ei tea, keegi varastas autost mingid asjad ära, sai korraks see on see 30 mintsi, kes suuda ennast välja lülitada ja sa ei mõtle neile ja pärast sa juba lähed uue pilguga peale ja elu ongi nagu nii-öelda parem, et see annab jah selle nagu tõuke veel juurde. Just. Nii, aga tundub, et tänaseks ma arvan, et said jutud räägitud. Yes. Igal juhul tehke kodus trenni, minge vaadake crossfit.com oli. Ja. Kes tahab niisama huvi tunda veel äkki esimese kontakti ära luua. Minge Gecko boksi. CrossFit Gecko on tulnud kohale ja võitid, kui sul on kodu lähedal teine CrossFit boks, mine proovi, et omavahel me konkurendid kindlasti ei ole, pigem on eesmärk see, et tulge liigutage, tule proovi ja tule naudi, et see kogu nagu atmosfäär kõikides nagu Eesti CrossFit klubides on väga äge, et ei ole nii, et meil on nüüd parim boks ja teie boks ja nemad ei, see on kõik on ja tegelikult töötame ühise eesmärgi nimel, saada inimesi liikuma ja paremasse nagu vormini, et tule trenni, proovi, naudi. Täpselt ja Mikko leiate Instagramist ka Mikko Lilleorg, et kes tahab jälgida, mida mees kinni paneb või mitmest ta 300 000 on võib-olla. Kui läheb hästi, siis küll ta postitab, on ju. Jah, alati. Hoiame kursis. Aga tänan kuulamist, mina olen Ott ja minuga oli Mikko. Aitäh!